kohvitass võib mul käes olla, eks. See on mu 4. Noh, minemata liialt tehnilistesse nüanssidesse. Kas siis tehnoloogia võtab selle rutiinse osa üle või mitte? Tehingute nõustamine, osanike lepingute ettevalmistamine, muude sarnaste, eks ole, lepingute ettevalmistamine. M&A tehingutest väga palju vaidlusi kui selliseid ei teki. Investorid pigem kartsid siia tulla. Tere tulemast kuulama meie saadet. Minu nimi on Maksim ning täna olen ma külas advokaadibüroos Widen, et rääkida M&A-st ehk Mergers and Acquisition valdkonnas. Mul on väga hea meel, et minuga liitub suurepärane advokaat Martin Nikolajev. Aitäh, et mind täna vastu võtate. Muidugi, tere tulemast. Aga alustuseks, Martin, kõige lihtsamas keeles äkki paari lausega, mida üldse mõistetakse ühinemiste ja ülevõtmiste all ning mis see praktikas tähendab? Noh, minemata liialt tehnilistesse nüanssidesse, siis tavaliselt, kui me vaatame kas või advokaadibüroode kodulehtedel olevaid viiteid M&A-le, siis sinna alla kuuluvadki erinevad tehingud, eks, et tõepoolest, et võib-olla ühingute omandamine, ühingute võõrandamine, ettevõtete võõrandamine, vara kogumi kui sellise võõrandamine näiteks, et see on võib-olla selline kõige standardsem võib-olla viis asjadele otsa vaadata. Samas, et mida suuremasse büroosse me lähme, seda rohkem me näeme seda fookuse shift'i või nagu kitsamaks minemist, eks ole, et me vaatame üldist corporate M&A-d, siis seal hakkavad mingid teatud harud tekkima ja veel omakorda täiendavad spetsialiseerumised, et kui me vaatame üldiselt näiteks seda, mida mina igapäevaselt teen, eks, et siis ongi tehingute nõustamine, osanike lepingute ettevalmistamine, muude sarnaste, eks ole, lepingute ettevalmistamine, investeerimislepingud, muud säärased asjad, et see põld on suur ja lai, ütleme niimoodi. Okei. Aga kui see esimene mõiste on nüüd paigas, saame liikuda ka veits põhjuste juurde. Et nagu mina sain aru, M&A tehinguteni ei jõuta kunagi niisama juhuslikult. Neil on alati taga mingi strateegiline loogika, majanduslik vajadus või näiteks kasvusoov. Aga millised on sinu hinnangul peamised põhjused, miks ettevõtted otsustavad üldse ühineda või teisi ettevõtteid üle võtta? Sa tegelikult loetlesid väga õigeid asju, et ega see strateegiline pool on tihtipeale oluline, et toon kõige lihtsama näite, et oletame, et miski tegija näiteks on võrdlemisi aktiivne kuskil Saksamaal või Skandinaavias ja tunnetab vajadust laieneda, siis ta võtab näiteks meie Balti turgu kui noh, mitte Eestit eraldiseisvat, vaid Balti turgu kui ühisturgu ja tuleb ja siis vastavalt ka valib kohalikud tegijad välja, kellel võib-olla näiteks on toimetamist nii Eestis, Lätis kui Leedus ja neelab need enda alla ja siis laieneb ka siis vastavalt ka Balti turule, et kui me vaatame ka Eesti ühinguid, mis on siis meil näiteks unicorn'i staatuses, siis paratihti ka nende laienemine teistele turgudele on täpselt samasugune. See ei tähenda seda, et nad lähevad sinna koha peale ja hakkavad täiesti nullist asju tegema, vaid tihtipeale nad leiavad võib-olla esiteks partneri, kellega seda koostööd teha. Hiljem, kui siis vastavalt olukord on piisavalt soodne või nad tahavad seda või on kokkulepe näiteks selliselt tehtud, neelavad need alla ja siis hakkavad juba puhtalt oma brändi alt toimetama. Aga sageli on ka tekkinud selline arusaam, et sellised tehingud sünnivad ainult globaalsete hiidkorporatsioonide vahel. Et kas ongi pigem suurte korporatsioonide teema või toimuvad need M&A tehingud ka väiksemate ettevõtete vahel? Ja kindlasti väiksemate ka. Kõige lihtsam näide, et sul on pereettevõte, eks ole, et sul on üks ühing, teine, kolmas, neljas, viies ühing on ju, mida sa oled jooksvalt asutanud, sa tunnetad vajadust näiteks need konsolideerida ühe äriühingu alla või siis hoopis vastupidiselt jaguneda selliselt, et mulle tundub, et see on eriti tavapärane sellises olukorras, kus teatud ettevõtja on hästi agar, hästi aktiivne ja proovib kätt ühes valdkonnas, proovib kätt teises valdkonnas ja üllatus-üllatus, kõik õnnestub ja kõik on tore ja hea ja kõik hakkab raha sisse tooma, eks, ja näiteks mingil hetkel tekib vajadus hoopiski mõni sellest harust maha müüa, aga probleem tekib osas, et kui me räägime ühest konkreetsest äriühingust, mille kaudu on kogu seda äri aetud, mis tähendab, et ta siiski soovib jätta alles mingi osa sellest endale ja seal ka tegutseda vastavalt ja mingi osa sellest ära müüa. Üks variant selleks on ka jagunemine. Et jagunetakse, eks ole, viiakse äritegevus teise ühingu alla ja siis võõrandatakse see vastavalt. Et kindlasti mitte üksnes suurte tegijate temaatika, need on lihtsalt asjad, mida me paratihti
meediast kõige enam näeme ja kõige rohkem kuuleme, et noh, praegu siin hiljuti, mis meil oli, Warner Brosi omandamine Netflixi poolt näiteks on ju, et megasuur tehing, noh, ei ole veel teada, kas see ka lõpule viiakse või mitte, aga see on üks näidetest on ju, mis saab sellist väga laia meediapoolset kajastust. Mhm. ja et meie arutelu muutuks natuke selliseks isiklikumaks, põikame korraks ka sinu enda kogemuste juurde. Et milline oli sinu esimene M&A tehing ja mida sa sellest õppisid? Ma nägin seda küsimust enne, siis ma hakkasin mõtlema, et noh, et kas ma suudan üldse enda jaoks kaardistada, milline see mu esimene oli, sest et noh, kui me vaatame puhtalt juristi perspektiivist, et kes on noh, piisavalt roheline, kes aga alles hakkab selle valdkonnaga tutvust tegema, siis ei ole päris niimoodi, et nii, nüüd ma sukeldun sellesse konkreetsesse tehingusse sisse ja hakkan nullist lõpuni seda majandama. Et paratihti on olukord pigem selline, et noh, juristi kaasatakse teatud segmentide koostamisel abiks lihtsalt. Ehk siis sa teed natuke siit, teed natuke sealt, on ju, ja mida rohkem sul seda kogemust tekib, seda enam sind hakatakse kaasama siis vastavalt noh, rohkemates kohtades. Ja mingil hetkel sa jõuad sinna etappi, kus sa juba teed kaasa, eks ole, nullist lõpuni välja. Mistõttu ma hetkel ei oska nagu ühte konkreetset tehingut tuua, aga neid on tõesti väga, väga palju erinevaid olnud ja need on nii, noh, tõepoolest mitmekülgsed ja üksteisest niivõrd erinevad, et igaüks on midagi õpetanud ja igaüks on väga huvitav olnud, jah. Okei, ma saan aru, et seda esimest päris välja tuua on raske, aga kas oskad näiteks välja tuua sellise tehingu, mis on sinu karjääri kõige meelde jäänud? Äh, ma võib-olla ütleks sedapidi, et mitte tehing kui selline, vaid selle tehingu raames meie kliendiks olnud inimesed võib-olla olid need kõige meeldejäävamad, sest et nende puhas suhtumine kogu sellesse tehingusse ja tehingujärgne siis ütleme niimoodi, et rahulolutunde väljendamine meie töö vastu oli niivõrd meeldejääv, et noh, kasvõi selle näol, et toodi näiteks meile kõigile veinid ja ühe mu meeskonnaliikmel siis läksid kõrvaklapid ühes kõnes katki ja siis me saime ühel hommikul paki, tegime lahti ja siis seal oli kaart, et su kõrvaklapid kunagi enam katki ei läheks ja siis olid väga siis siuksed uued ja toredad klapid talle saadetud, et jällegist, et noh, tehingute kontekstis jah, võrdlemisi keeruline välja tuua, sest et need on lihtsalt niivõrd erinevad, inimesed on erinevad, ärid on erinevad ja iga tehing on tegelikult jube põnev, et kui see on noh, tõepoolest sihuke mitte väiksem asi, et kõik, mis Eesti mõttes on natukenegi suurem, on tõesti pigem väga huvitav, jah. Arusaadav, arusaadav. aga selles saates ei saa me M&A-st rääkida ilma juristi rolli avamata. paljudele kuulajatele võib tunduda, et advokaat või jurist astub mängu alles dokumentide allkirjastamisel, kuid tegelikult algab tema töö ammu enne seda ja lõpeb ka tunduvalt hiljem. tehinguprotsess ise võib olla kiire, intensiivne või venida mitmeteks kuudeks. aeg, mis selle kõige peale kulub, sõltub nii ärilistest eesmärkidest kui ka riskidest, mis tehinguga kaasnevad. aga Martin, kuidas sina hindaksid advokaadi ja juristi rolli M&A protsessist algusest lõpuni? Ma arvan, kõige lihtsam on seda kokku võtta niisuguse nagu projektipõhi ametikohaga, et sa tegelikult juristina juhidki seda kogu projekti, et noh, kui me vaatame tõesti sellest algusstaadiumist, kui klient üldsegi pöördub sinu poole selle mõttega, et ta on leidnud soovi kuidagiviisi laieneda, miskit müüa või midagi osta, siis sa ju alustad sellest, et sa oled täiesti puhas strateegiline partner ja selgitad talle erinevaid võimalusi, kuidas seda oleks võimalik teha, eks ju, või noh, kaalud, arutled ja vaatad, kuidas oleks siinkohal kõige mõistlikum edasi minna ja noh, kui me räägime, eks ole, nagu hinnastamisest, noh siis seal on täpselt samamoodi, on vaja vastavalt siis finantsnõustajaid kaasata, et hinna osas kokkuleppele jõuda ja nende tööd on vaja koordineerida, suhelda siis omakorda nii oma kliendiga, võib-olla finantsnõustajaga, võib-olla maksunõustajaga, kui on vaja, eks ole, noh tihtipeale on ja ka vastaspool on ju, et noh, neid tahke on lihtsalt niivõrd palju ja sinu roll on hoida ühelt poolt seda asja kontrolli all, sa saad aru, mis kuskil toimub, mis staadiumis asjad on ja teisalt ka veenduda, et see asi on ka praktiliselt edasi liikumas, sest et noh, tihti on noorel juristil, noh, kes hakkab asjadega tegelema, ta näeb nii palju võib-olla red flag'e igal pool, mida peabki kliendile välja tooma ja
mille osas ka klienti hoiatama, aga nendesse liialt takerdumine tähendab, et ka kogu tehing jääb seisma ja me lõpuks ärilise poole pealt ei saagi asjadega üldsegi edasi liikuda, mis on ka omakorda siis advokaadi roll veenduda, et me kõik täidame oma ülesandeid, aga samas kogu see tehing, kogu terve see rong on ikkagist liikumas oma järgmisesse peatusesse, et seda ei tohi kunagi ära unustada. okei, aga noh, kui kõik etapid pole noh, mõnes mõttes võrdsed, et mõned on tehniliselt keerukad, teised on strateegiliselt otsustavad. Kas sina näiteks oskaksid välja tuua, kui palju aega esiteks võtab keskmine M&A tehing ja kas üldse selline mõiste nagu keskmine M&A tehing eksisteerib? No me võime seda keskmist vaadata, noh, Eesti turu mõttes või siis rahvusvaheliselt, eks, et noh, ma pigem võib-olla üldiselt keskmisest ei räägiks, et noh, et kui me räägime lihtsalt ajagraafikust, siis see kõik väga oleneb tehingust, selle sisust, eks ole, mida müüakse, mida ostetakse, mis on kliendi lõplik eesmärk ja vastavalt sellele pannaksegi paika see umbkaudne ajagraafik, et mis see võiks nagu aega võtta, eks, et noh, seda võib ka kohe alguses määratleda, on ju, või siis vaadata enam-vähem selle järgi, et kui legal due diligence on tehtud, et kas on mingeid asju, mida on vaja adresseerida enne tehingu lõpuleviimist ja nii edasi, nii tagasi, et noh, nagu ma ennist mainisin, et tehingud on lihtsalt niivõrd erinevad ja kõik oleneb iga spetsiifilise asja nüanssidest, et noh, see võib olla, ütleme niimoodi, et kõige lihtsamalt mingi väikse ühinemine näiteks on ju, noh, seesamune perenäide on ju, või soovid lihtsalt enda ühingud ära ühendada, no siis see ajagraafiku mõttes võtab miski 2 kuud aega, on ju, kuna seadusest tulenevad meil kindlad ooteajad, mida noh, tähtajad, mida me peame järgima, kiiremini lihtsalt ei saa. Aga kui me räägime millestki suuremast, on ju, no siis see võib tõesti olla noh, 3, 4, 5, 6 kuud ja ülesse, et paratamatult ka nii asjad, mis vajavad siis enne tehingu lõpuleviimist kordaajamist, kui ka siis pärast tehingu lõpuleviimist, kas siis noh, poolte vahel on mingi kokkulepe või siis näiteks mõni välistegija siseneb alles Eesti turule või Balti turule ja vajab kohalikku support'i. et üks asi on asja äraostmine, teine asi on see, et see peab ka toimima edaspidiselt, on ju. sa pead ka toetama neid selles osas või siis legal due diligence'i käigus sa leiad miskid probleemkohased, mis vajavad hilisemat adresseerimist. et igal juhul see jah, päris keeruline määratleda seda ajalist, jah. aga kui me üldiselt räägime tehingu etappidest, siis millised on sinu arvates kõige kriitilisemad etapid M&A-s? Legal due diligence on Ongi on üks esimestest asjadest ja et ülioluline, kliendid ei taha tihti seda üldse teha, et see on tavaliselt kulukas, võtab aega ja noh, ütleme niimoodi, et alati tekib selline noh, see ei ole kindlasti debatt või noh, pigem arutelu, eks ole, et noh, klient on ärilise mõtlemisega inimene, paratihti nii on, eks. mm.. ja nende jaoks on see, et nad leidsid mingi asja, nad tahavad ära osta või maha müüa, on ju, nii lihtne see ongi, on ju, üks paber ja paneme allkirjad alla, lähme, on ju. aga meie roll on kaardistada need riskid kliendile, ära selgitada, et mis on need murekohad, mis võivad tõusetuda tulevikus. ja klient siis vastavalt sellele, mida meie oleme leidnud, teeb siis need ärilised otsused. seega legal due diligence on ülimalt oluline, noh, eriti suurtemate tehingute puhul, mis tähendab seda, et noh, näiteks meie büroo mõttes tegeleb sellega, noh, ma ei tea, 6, 7, 8 inimest erinevatest valdkondadest. IT-IP teemad, tööõiguse teemad, korporatiivteemad, maksuteemad, mis iganes, kõik vajavad ülevaatamist. Klient saab selle tulemusel endale tihtipeale mitukümmend lehekülge pika LDD raporti. noh, seal on erinevad variandid, kuidas need murekohad on kaardistatud, aga üldiselt viitena, et näed, et siin on selline probleem, meie soovitus on järgnev ja siis vastavalt sellele saame ka edasi toimetada. ja järjekorra mõttes see ongi tihti esimene plokk, kui see tehakse valmis, siis selle põhjal on ka lihtsam hakata siis seda sisulist lepingut poolte vahel koostama, mis tähendab seda, et kui LDD käigus me oleme leidnud miski murekohti, me saame neid kas kinnitustega maandada või mõne erihüvitiskokkuleppega, mis sinna siis baasse endasse läheb ja noh, igal juhul oluline alustada sellest. ja lõpuks, kui noh, tehing on, ütleme niimoodi, et leping on valmis, vastaspoolele saadetud, on siis see läbirääkimiste etapp, on ju, siis olgem ausad, et me võime maailma parima lepingu valmis teha, aga noh, sa ei oleks hea advokaat, kui sul ei oleks midagi öelda, on ju, selle kohta, on ju, mida teise büroo advokaat koostanud on, et mis tähendab, et praktikas sa saadad briljantse lepingu välja, saad selle täiesti punasena tagasi, mis on täiesti okei ja tavaline. ja noh, siis hakkadki põrgatama ja see asi kestab, see võib juba kesta kuid täiesti vabalt ja lõppkokkuvõttes tuleb siis allkirjade panemine ja siis tehingu lõpuleviimine kui selline. okei, aga
ma eeldan ka seda, et advokaadi roll ja üldiselt ka tema vaatenurk sõltub suuresti ka sellest, kas ta esindab ostjat või müüjat ja nende huvid ei ole mitte kunagi täielikult kattuvad, nagu sa juba siin mainisid. No pigem ei ole nagu selles mõttes, et pigem on nad ma ei saa öelda, et vastandlikud, aga jaa, see on nagu natuke keerulisem just jah. Mm. Aga kuidas siis sellisel juhul erineb see advokaadi töö sõltuvalt sellest või kas üldse erineb, sõltuvalt sellest, kas klient on ostja või müüja? No kui ma ostan sult midagi, siis tahan, et kui sul on midagi viga, et sa maksaks kõik kinni. Nagu hästi lihtsustatult öeldes on ju. Mm. Kui sind nõustab lepinguline esindaja, siis ta väga ei taha, et sa midagi üldse maksaks, on ju, see, kui midagi seal viga on, eks. Et see on võib-olla kõige siuksem, kõige lakoonilisem näide olukorrast, et noh, et vastutuse ja võib-olla noh, miskis ulatuses garantii küsimused, hüvitise küsimused on paratihti noh, see on nagu olukorra keskmes on ju, et kes millal vastutab, kas meil on mingeid vastutuse piiranguid näiteks, eks, et kui on, siis millised nad on, mis summast nad on ju, kas nad peavad sõltuma kuidagi tehingu väärtusest, jah, nad tihtipeale sõltuvad. Et noh, praegugi, eks ole, on pooleliolev tehing käimas niimoodi, et noh, pakume välja ühe variandi ja vastaspool pakub täiesti absurdse teise variandi ja noh, siis me loodame selle enam-vähem kuskil keskel kokku saada, noh, lihtsalt nii on, et ega sa seisadki oma kliendi huvide eest, et müüja tahab ju alati asja ära müüa ja rahuliku hingega magada, on ju, Mm. eks, ja ostja samamoodi ostab midagi, ta tahab, et see asi toimiks, sellega oleks kõik hästi ja kui probleeme sellega ilmneb, et ta ei peaks noh, probleeme just nimelt seonduvalt sellega, millest siis varasemad ostjad vastutavad, et siis ta ei peaks nii-öelda oma rahakotist neid kinni klattima, et põhimõtteliselt niimoodi. Okei. Aga varem rääkisime ka selle kohta, et ka väiksemad ettevõtted põhimõtteliselt osalevad sellistes M&A tehingutes. Selline küsimus, et kas ka väiksematel ettevõtetel on õigusabi niivõrd vajalik, et seda tuleb ikkagi otsida ja leida või nad ikkagi saavad ise hakkama ka sellega? ei, ütleme, me saame kõikide asjadega ise hakkama, eks ole, vaata iseasi, kui hästi me sellega hakkama saame, et noh, võib-olla see ühinemise näide on kõige lihtsam, et laias laastus, kui me räägime täiesti lihtlabasest ühinemisest, kus sul on vaja enda kahte äriühingut ära ühendada, on ju, noh, see ei ole keeruline, sa võid selle seaduse lahti võtta, leida need kohad, mingid artiklid on selle kohta kindlasti, ajaliselt võtab see 2 kuud aega, pöördud notarisse, natuke maksad raha, on ju, ja asi saab tehtud, on ju. aga kui sa räägid juba mastaapsemast asjast või üleüldse sellest, et sa ei taha sellega nagu niti-kritiga tegeleda, no siis ikka lepingulise esindaja kaasamine on igati teretulnud, et üleüldse, et vahet ei ole, kas see on siis corporate and M&A või mõni muu valdkond, et kui sa tahad rahulikult magada ja olla natukenegi kindlam on ju selles tehingus, mida sa teed, siis lepinguline esindaja, kes on aastaid oma oskusi lihvinud, on ikka vajalik, jah. Okei, arusaadav. Aga järgmises osas süveneme tehnilisse tuumikusse, sinna, kus otsustatakse tegelikult tehingu saatuse üle. Martin, küsin sinu käest, sa oled juba seda kuigi maininud, aga ikkagi, mis täpsemalt on due diligence ja mida selle käigus kõige sagedamini arvestatakse? No due diligence laias laastus on see kontrollida üle, eks ole, et mis seis ühingus on, eks, et algab see paratihti sellest, et saadetakse pikk nimekiri asjadest, millele me soovime vastuseid saada, mingeid dokumente, mida me tahame, et meile esitataks ja tulem on siis see, et tuleb posu dokumente, faile, mida me peame läbi käima ja see kõik võtab kahjuks tohutult aega. Noh, selle jaoks kaasamegi tihti mitmeid inimesi ja praktikas see tähendab seda, et sa võtadki faili lahti, loed läbi, vaatad, kas sa näed miskit red flag'e kuskil, kas see võib ühingu noh, kas see on varasemalt kuidagi ühingu äritegevust mõjutanud, on ju, või noh, peaks nagu midagi kirja panema, kas see tuleviku perspektiivis kuidagi mõjutab, kas miskit riske on üleval, mille peale siis ei ole mõeldud, aga mille peale siis meie klient peaks mõtlema tulevikus, et ta ongi sihuke kontroll kui selline, et mis seisus asjad on ja vastavalt sellele seisule siis kliendile soovitused, kuidas siis edaspidi toimida. Noh, praktikas oleme näinud olukordi, kus näiteks klient läheb ostma äriühingut ehk siis 100% osa, tuleb välja, et omanikul on piltlikult öeldes rahakotid natuke sassi läinud, on oma isiklikke kulusid siis ühingu alt teinud, on ju, mis on meie jaoks red flag ja näiteks sellise näite puhul oli kliendile soovitus, et selle asemel, et osta see 100% osa selles ühingus, siis vastavalt hoopis omandada üksnes ettevõte ehk siis noh, kindel osa sellest äriühingust, eks, et due diligence on kasulik ja seda on vaja teha, jah.
sellised riskid ikkagi tulevad välja, mis põhimõtteliselt võivad muuta terve selle tehingu protsessi või trajektoori? Absoluutselt. Ja see ongi, Okei. sellepärast ongi kõige mõistlikum ja alustada alati sellest due diligence'ist esimesena. Sa saadki aru, mis seis on ja vastavalt sellele ka kohendad kogu seda lepingu struktuuri on ju, paned vastavad kinnitused, kokkulepped, mis iganes muud, ja due diligence'i leide kui selliseid saab kasutada ja tihti ka kasutatakse läbirääkimistes samuti, et noh, oletame, et leiategi tõesti nagu suure major red flag'i on ju, mille kõrvaldamiseks on tohutult kulusid vaja teha, noh palun väga, eks ole, saate hinda alla kaubelda või midagi muud säärast teha, et see on ülimalt oluline. Jah, see oleks mõistlik. Aga räägime ka lepingutest, millised klauslid sinu hinnangul on lepingutes kõige sellised vaieldavamad? Ja kas need on näiteks mingid garantiid, vastutuse piirid, sellised asjad? Jaa, ma ennist mainisin ka, et vastutus on võib-olla see üks olulisematest jaa, asjadest, täpselt. kes, millal ja millises ulatuses vastutab, et kuidas see võib-olla nõuete menetlemine käib näiteks, et kui esitataksegi nõue ja jah, et kui me räägime, noh, erihüvitised on samuti sellised, noh, ma lihtsalt selgitan, et kui me räägime üldisest näiteks kinnituste rikkumise tulemusel tekkinud vastutusest, see on üks asi, mille puhul tavaliselt ka kohalduvadki näiteks vastutuse piirangud, aga teatud tehingutes on ka erihüvitiskokkulepped, mis tähendab, et ükskõik, mis juhtub sellise teemaga seoses, kõik kulusid siis kannab näiteks müüja. Et need on ka müüja jaoks ülimalt ohtlikud klauslid, noh, mis tähendabki, et nad peavad olema valmis, et kui miski on läinud varasemast nihu, sellest tekib kahju või tekivad kulusid, nad peavad neid kulusid katma. ja noh, muidugi mõista nemad ei taha, et see nimekiri oleks liialt pikk, eks, et nemad tahavad väga kitsalt seda piiritleda, meie võib-olla tahame seda laiemat, kui me oleme ostja poole pealt, aga see on niisugune koht, kus tihti ma ei ütleks, et suusad lähevad risti, aga kus nagu ikka pooled peatuvad ja natuke diskuteerivad omavahel, jah. Kas M&A tehingutes siis põhimõtteliselt advokaadid peavad arvestama sellega, millised õiguslikud lõksud võivad peituda igasuguses äris? No sõltumata valdkonnas, ettevõtte suurusest ja kas sa oskaksid näiteks välja tuua, mis on sellised levinumad õiguslikud riskid või lõksud, millega advokaat arvestama peab? jah, see, et tegelikult selles mõttes, et mis selle asja kogu keeruliseks teeb, et sa ei nõusta üksteist seda tehingut puht nagu juriidilise poole pealt, sa pead sellest ärist aru saama, eks. Mhm. sa pead aru saama, et kuidas nad oma raha on teeninud, on ju, kuidas on nad selle asja püsti pannud, kus on see tuumik ja mis on see koht, mis seal kõige rohkem maksab, on ju, millised nõuded on sellisele äritegevusele, kas sul on mingeid lubasid, ei ole mingeid lubasid vaja ja nii edasi ja nii tagasi, et need lõksud võivadki peituda sealt just nimelt selles äritegevuse eripäras on ju, et noh, võib-olla tõesti on mingit tegevusluba vaja, on ju, seda ei ole Mhm, mhm. taotletud, on ju, siis sellega kaasnevad mingid riskid või siis noh, maksuõiguslikud riskid ka ülimalt oluline on ju, et nendele tuleb tähelepanu pöörata, aga alustada on vaja alati sellest, et mis on see business on ju, millega tegeletakse, kuidas see toimib. ja ainult siis sa saad aru, kuidas seda lepingut ka kirja panna, eks ole, ja millistele asjadele tähelepanu pöörata. Mis lõppkokkuvõttes teebki minu hinnangul sellest corporate and M&A-st nii huvitava valdkonna, et sinu noh, üle laua istub kogu aeg nii palju erinevaid inimesi. juba inimesed on erinevad ja huvitavad, aga need ärid on ka nii erinevad ja huvitavad, igaüks ajab seda omamoodi, igaüks tegeleb oma asjadega ja sa vaatad sellele otsa ja sa pead ise sellest aru saama, et kuidas nad on nullist ehitanud näiteks mitmemiljonilise business'i on ju, mis proovib, ma ei tea, laieneda välismaale või siis proovivad sind midagi maha müüa, et see on tohutult lahe lihtsalt, jah. Et sellisel juhul, kui on advokaat M&A-s, siis tema peab olema ka mingis mõttes selline ärimees. Jaa, ei absoluutselt, noh, kui me vaatame advokaadiametit üleüldiselt, siis see ongi võib-olla arusaam, noh, inimesed peaksid aru saama sellest, et advokaat ei ole üksnes juriidiline partner, vaid ta peaks alati seadma enda jaoks sihi olla ka see strateegiline partner ja äriline partner, eks, et me ei räägi ainult sellest, et kuidas lepingusse mingeid asju kirja panna, vaid kuidas oleks kõige mõistlikum läbirääkimistel noh, midagi välja pakkuda, eks ole, et kuidas oleks maksuõiguslikult võib-olla ja mõistlikum asju teha või siis noh, et üleüldiselt pakkuda kliendile tuge, sest et noh, mida paremini me suudame seda teha, seda rahulolevamaks ka klient jääb, on ju, ja seda tõenäolisem on see, et ta tuleb ka teinekord meie juurde tagasi. Okei. Aga liigume edasi tehingute finantsilise ja regulatiivse poole juurde. Martin, kuidas tehakse kindlaks ettevõtte väärtus
ja kes üldse seda hindab M&A tehingutes? finantsnõustajad. lihtne vastus selles mõttes, et kuigi tihtipeale tullakse ja eeldatakse, et advokaat võib ehk mingi sisendi anda, et kuidas hinnastada ja millise hinnaga müüa, siis tegelikult me väga ei taha seda öelda. Me saame öelda niimoodi, et me saame öelda, kuidas me oleme näinud, et seda tehakse, aga me kindlasti ei tahaks olla need, kes ütlevad konkreetselt, et nii, nüüd on õige või see on see väärtus, eks ole, mis sellel äril on, et finantsnõustajad on need inimesed, kes on kõige pädevamad, kelle juurde me inimesi ka suuname ja kes peavad klienti selles osas nõustama. mida meie omalt poolt teha saame, on see, et kui me saame selle sisendi, mis see summa on, kuidas see on kujunenud, me võime seda juriidilisse žargooni kirja panna, on ju, ja Mhm, peamegi siis mhm. vastavalt seda korrektselt tegema, et jällegi, sest me saame kaasa mõelda, me saame pakkuda teenuse osutajaid, kes suudavad kliendile selles osas abiks olla, aga nagu ka meie töös, eks ole, juuraga tegeleb oma ala spetsialist, siis ka selle poolega peaks tegelema oma ala spetsialist, jah. Kui me räägime siis sellest juura poolest, siis tahaks küsida ka regulatsioonide poolest, et seadused, reeglid, mis mõjutavad tehingu struktuuri ja ka hilisemaid kohustusi, et mis ongi siis need peamised regulatsioonid või noh, õigusallikad, millega M&A tehingus arvestatakse? ei noh, kaks põhiseadust on ju, millega sa töötad, on võlaõigusseadus on ja äriseadustik kui selline, et noh, kui me nüüd paneme sinna tahuna juurde võib-olla kindlast äritegevusest tulenevaid eripärasid, on ju, siis tuleb teatud mingeid eriseadusi juurde või noh, või kui me vaatame üldiselt, et noh, ma küll ütlesin, eks ole, võlaõigusseadus ja äriseadustik, aga noh, paratamatult, eks ole, asjaõigusseadus, et SÜS on ja kõik muu, mis meil nagu põhiseadused nii-öelda on, eks, et põhilised siis seadused, mitte et oleneb eripärast jah, aga need on sellised, millesse noh, pidevalt lähtud ja kogu aeg millega sa töötad, et noh, M&A-s ei ole võib-olla, ma ei tea, tsiviilkohtumenetluse seadustik või halduskohtumenetluse seadustik selline asi, millega sa peaksid regulaarselt kokku puutuma, aga jah, põhilised on need, mis ma vaatasin, jah. okei, aga mõnikord ilmnevad alles just pärast tehingu lõppemist sellised kohustused, mida ei osatud ette näha. Et milliseid varjatud kohustused võivad üldse ilmneda peale leppimist? noh, nõustajana sa loodad, et selliseid ei teki üldse, eks ole. No et kui sa ikka teed seda legal due diligence'i hästi, sa kaardistad kõik need riskikohad ära, maandad need ka lepinguliselt, mhm, siis ideaalmaailmas on see olukord siis vastav, et ei tekigi probleeme, ei tekigi muresid. kui need aga peaksid tekkima, siis sinu leping on see, mis peaks andma igale küsimusele vastuse, kuidas käituda, kes vastutab. Et see on võib-olla asi ka, mida alati silmas pidada, et noh, et see leping kui selline, see ei ole ainult paber, on ju, millele sa konksu alla paned, see on tegelikult asi, mida sa võtad ette, kui sul on probleem, on ju, ka tulevikus, mis tekib. ja see annab sulle vastuseid erinevatele küsimustele, mis teil omavahel võib-olla noh, enne potentsiaalset vaidlust näiteks ka tekkimas on. statistiliselt vaadatuna tegelikkuses M&A tehingutest väga palju vaidlusi kui selliseid ei teki, pigem on neid vähe. Ise spekuleerin, võib-olla see on see seepärast, et noh, pooled siiski ju menetlevad seda omavahel päris pikka aega, põrgatavad mõtteid, vaatavad sõnastusi üle, et nad ikkagist väga-väga süvitsi lähevad sellesse noh, kokkuleppesse, otsustavad, et nii on õige, panevad konksu alla ja toimetavad edasi, eks, et võib-olla selles on see põhjus, aga igal juhul statistiliselt jah, et pigem on neid vaidlusi vähe. M&A on küll juriidiliselt ja rahaliselt intensiivne valdkond, kuid tegelikult on selle südames ju inimesed. Usaldus, emotsioonid, suhted, kõik võivad määrata, kas tehing läheb lõpule või mitte. Martin, kui palju mängivad rolli tegelikult emotsioonid ja inimestevahelised suhted, usaldus ja kas jurist või advokaat peab vahel olema ka psühholoog? Inimeste tundmine ja inimestest arusaamine on kesksel kohal kogu advokaadiameti juures. Et ilma selleta lihtsalt minu hinnangul absoluutselt ei saa. Kas või kui me vaatame, eks ole, kontaktide omamise poolelt, inimestega suhtlemise poolelt, eks sa pead olema piltlikult öeldes pead olema normaalne ka abi, eks ole, vaata, et sul ei tekiks konflikte teistega. Noh, mitte et sa pead hoiduma, eks ole, sa pead ikkagist oma kliendi huvides seisma, aga mõte on selles, et Eesti on ka niivõrd väike, eks, et kui sul lähevad suusad risti ühe nõustajaga ühes tehingus on ja teises tehingust on samuti üle laua sul, siis sul on natuke keerulisem temaga kokku leppida, kui olukorras, kus sa säilitad siis seda suhet, on ju, piisavalt heal tasemel.
ja oma kliendi tundmine, eks ole, vastaspoolega suhtlemine täpselt samamoodi, et või noh, vastaspoole siis tehingu teise poolega, et solvuvad, mis sa siis teed, on ju, sa ei taha ju tehingut seeläbi ka tuksi keerata, et viisakus, professionaalsus, püüd mõista vastaspoolt õigetel hetkedel küll oma tahtmise ja soovide pealesurumine, aga sellegipoolest noh, viisakuse ja mõistlikkuse piirides. Et see inimpsühholoogia tundmine ja inimeste üldiselt, eks ole, inimestest üldiselt arusaamine on tohutult, tohutult oluline, jah. aga kui me just sellest inimlikust poolest räägime, tahaks veidi lahti seletada ka seda advokaadi inimlikumat poolt. No näiteks, kas on tulnud selliseid olukordi ette, kus just viimasel hetkel selgub, et klient tahab mingisugust lepingule alla kirjutada või just midagi teha, et noh, et sellel advokaadil on kohe vaja tööd teha ja terve öö ta istub ja teeb seda tööd. no oleneb, eks ole, et noh, tegelikult kui vähegi võimalik, sa proovid oma aega manageerida selliselt, et sa ei peaks neid öötunde tegema, eks, Mm. et aga oleneb tehingust, oleneb kliendist, oleneb sinu enda soovidest, milline sa kliendihaldur olla soovid, eks, et no, mul on olnud olukordi, kus oli noh, kliendiga rääkides niimoodi, et näed, et meil on selline olukord, vastaspool andis meile ultimaatumi, me kas allkirjastame täna selle ära, vaatamata sellele, et see leping ei ole absoluutselt sellises seisus, et seda oleks saanud täna allkirjastada, või kogu asi lendab vastu taevast ja klient kaotab raha. Ja noh, ja sellises olukorras näiteks noh, mul isiklikult vedas klient, noh, selles mõttes vedas, eks, klient otseselt ei sundinud, aga ta pani otsuse nagu minu enda langetada. Et kas ma soovin, et see juhtuks täna või noh, või juhtub nii, mis juhtub, eks ole. no minu enda isiklik sihuke tunne oli see, et mina tahan klienti teenindada võimalikult parimal viisil, mis tähendab seda, et ma teen kõik endast oleneva, et see asi saaks täna tehtud, klient saaks homme rahulikult magada ja noh, tol hetkel see oli näiteks tehing, mille puhul ma sain selle kummalise sisendi 4:30 õhtul reedel ja tehingu lõpuleviimine lõpuks oli kell 1 öösel. Et nii oli ja istusidki kliendiga toru otsas, kes on hoopiski maailma teises otsas, vastaspool on USA-st, on ju, neil on ilusti päike paistab, on ju, sinade töötundide aeg, on ju, nemad siis päise päeva ajal teevad oma töötundide aega, on ju, neid asju, et on tulnud ette olukordi, aga see noh, oleneb suuresti sinust endast ja projektidest, et noh, kui sa jurist oled, siis see paratihti noh, jurist, ma mõtlen sedasi, et sul on siis ka noh, valdkonna juht või juhendaja või patroon, siis noh, tihti sõltub ka nendest, et kuidas nemad suudavad seda asja planeerida ja sulle ülesandeid jagada ja kuidas nad seda ka kliendi suhtlust suudavad hoida ja kliendi siis niisuguseid ootusi manageerida, et millal midagi valmis peaks saama. Sellistes tehingutes advokaadid tavaliselt ei tegutse üksi. Meil on olemas, nagu sa juba ka mainisid, finantsanalüütikud, audiitrid, maksunõustajad. Et kui tihedalt advokaadid teevad nendega M&A koostööst ja kui oluline on seal need sellised inimlikud suhted nende vahel? Inimlikud suhted igal pool, oluliselt. kolleegide vahel, nii-öelda siis vastaspoolega, teiste teenuseosutajatega absoluutselt ikka ja alati. kõige lihtsam näide on see, et kõigil on kiire, kogu aeg on kiire. aga kui sa saad inimesega läbi, hästi läbi ja selgitad talle olukorda, siis tõenäosus on suurem, et ta võtab su kuskile vahele ja suudab seeläbi pakkuda sinu kliendile seda teenust, mis aitab seda tehingut siis üle finišijoone, et see on kõige lihtsam näide ja seda tuleb ette üleüldse meie töös. Suhtled, hoiad kontakte, kui sul on varust võtta, eks ole, piltlikult öeldes kolm erinevat teenuseosutajat, kes saavad kliendi edasi aidata selles projektis, noh, siis see on ju puhas rõõm ja kuld, eks ole, mida sul on, et versus inimene, kellel ei ole võib-olla seda kontakti jagada, eks, et Mhm. oluline ja tuleb tihti ette küll, jah. Okei. Kas sa oskaksid välja tuua ka selliseid olulisi isikuomadusi, noh, sellise toreda noore juristi näiteks isikuomadusi, et kas ta sobib sellesse valdkonda või mitte? sa mõtled corporate M&A üldiselt? jaa. Mm. ma pigem ütleks üldiselt, advokaadiamet või juristiamet kui selline, et mina pean oluliseks alati seda, et inimesel oleks reaalne huvi asja vastu. Äh, täiesti okei on, tehakse vigu, õpitakse, noh, ma olen nüüd siin olnud vist äkki 7 aastat, eks, et me kõik õpime iga päev. Tihti arvatakse, et advokaadibüroo partner on the highest level of õigusnõustaja, kes ei tee kunagi vigu, see on vale. See ei ole nii. Selles mõttes ehe näide jällegist, et toimub mingi tehing, spa.
tulebki vastaspoolelt miski lepingus on ju ja sellele on edastanud näiteks teise büroo partner või siis noh, alati on teisel poolel midagi öelda, alati on midagi kuidagi teistmoodi võimalik kokku leppida või kuidagi teistmoodi kirja panna, mis teise poole hinnangul on palju parem, eks, et igal juhul see reaalne huvi asja vastu on kõige-kõige olulisem. Kui see on, siis anna ka aega ja inimesest sirgub hea jurist. Mhm. aga M&A ei toimu kunagi ka vaakumis. rahvusvaheline õigus, kultuurilised erinevused ja keeleoskused mängivad olulist rolli, eriti kui tehingud toimuvad üle piiride. Martin, kuidas mõjutavad rahvusvahelised seadused ja kultuurilised erinevused M&A-d? Võib-olla pigem ütleks niimoodi, et noh, seaduse kontekstis, kui näiteks keegi siseneb Eesti turule, noh siis me vaatame ikka Eesti turu piires, eks ole, et mis on meie jaoks oluline, see, mida meie seadus nõuab, et peaks tehtud saama, et võib-olla siis näiteks ostja vaatevinklist on äkki miskit päritoluriigi nõuded, ma ei tea, osanike otsuste kontekstis, mida nad peavad vastu võtma, enne kui nad saavad miskit tehingut läbi viia või muud säärast, aga noh, laias laastus me vaatame nagu Eesti konteksti. aga kui vaadata nagu üldiseid eripärasid, siis ütleme niimoodi, et õigus on väga erinev, väga noh, selles mõttes, kui sa vaatad nagu võrdled liikmesriike, eks Mm. ole, et ta võib olla võrdlemisi erinev, et tihti tullakse Eestisse ja ollakse näiteks üllatunud, et osaühingu puhul kuulub isikule üksnes üks osa ja üksnes osa puhul muutub ainult nimiväärtus, mis vastavalt mõjutab siis isiku osalust on ju selles ühingus. Nende jaoks on see täiesti, mul on olnud olukordi inimesed, täiesti vastuvõetamatu kontseptsioon, et nende jaoks on olukord pigem meie aktsiaseltsile sarnasem, ehk siis sul on noh, palju erinevaid aktsiaid, on ju, ja see on tavaline ja nii ka tehakse ja siis nad tulevad ja on üllatunud, et meil on kuidagi teistmoodi, et siis sa, noh, siis sa võtad niisuguse selgitava rolli, et see ei ole otseselt nagu õigusnõustamine kui selline, vaid sa püüad neile lahti mõtestada, et kuidas meie siin kohapeal asju teeme. Et see võib olla üldine nagu noh, arusaam, et kuidas nemad asjadest aru saavad ja samas püüd neile selgitada, et meil võib-olla tehakse ka natuke teistmoodi. Mm. vahet ei ole, et me oleme väiksem riik või Balti riigid kui sellised on ju, noh, meil on oma õigus, eks ole. me teeme oma asju omamoodi tihtipeale ja nii on. aga noh, kui me juba Eestist räägime, siis tuleks küsida, et milline on üldse Eesti roll sellel investeerimismaastikul, kas oleme pigem sihtkoht välisinvestoritele või pigem kasvulava neile, kes siit edasi laienevad? noh, meie geopoliitiline olukord on selline, nagu ta on, eks ole, et noh, noh, mingil hetkel oli tunda lausa seda, et investorid pigem kartsid siia tulla, eks, et noh, eriti kui see sõda ka pihta hakkas, eks, et praegu ma ütleks, et enam võib-olla sellist kartust ei ole. Aga sellegipoolest, et tehinguid toimub rohkem siis noh, siseste tegijate vahel või siis selle vaatenurga alt, et keegi tahab siit nagu ära minna või väljuda, eks ole, Balti riikidest, et minu kogemus on selline, aga mida ma alati soovitan, on see, et noh, guugeldades võib ka vabalt leida analüüsi ülevaateid, et mis see Eesti turg või M&A turg kui selline, et noh, tegemas on ja mis see seis täpsemalt on, et nad on niisugused minu teada on teised advokaadibürood ka teinud neid ülevaateid ja hästi huvitav lugemine ja väga-väga soovitan, kui kellelegi üldse corporate M&A huvi pakub, et siis seal on natuke põhjalikum ülevaade noh, Balti riikide lõikes, et millised need trendid puhtfaktiliselt on aastate jooksul olnud. ja rahvusvahelistes trendides üks selline väga populaarne teema, mida ma arvan, et kõik ka minu kolleegid sellega nõustuvad, on tehisintellekt. ja tahaks küsida, kas ka M&A valdkonnas seda tehisintellekti nüüd kasutatakse aina rohkem või see pigem jääb kuidagi tagaplaanile? ja ikka kasutatakse, selles mõttes, et no meil on nii palju erinevaid noh, meil on Copilot ja meil on ChatGPT, noh, kui ma vaatan üleüldiselt, mis eksisteerib, et absoluutselt ma olen tugeval arvamusel, et kui me ei käi ajaga kaasas, siis me jääme maha, et see on paratamatus, et siin on aga väga oluline mõista, et ai ei asenda vähemalt senimaani juristadvokaate, eks, et ta paneb pange, neid asju on vaja üle vaadata. Ma pigem ise võtan neid kui selliste noh, abilistena on ju, kes aitavad võib-olla mõtteid põrgatada ja noh, ehk kuskil mingit lepingupunkti koostada, aga näiteks oma praktikas, noh, ma ei tea, kas praktikantidele või juristidele ma alati olen öelnud, et pigem vähemalt esialgu proovi vältida ai kasutamist,
Sest et kui sa teed, noh, täpselt samamoodi nagu koolis, keskkoolis, põhikoolis või kus iganes kohas sa õpid, eks, et kui sa teed kõike ai-ga, siis su enda pea ei noh, sa ei oska ise mõelda, eks. Mhm. ja mis juhtub siis, kui ma ei tea, server on maas, sa ei saa asjadele ligi, on ju, ja noh, sa pead suutma ise ka peast neid asju valmis teha ja kui sul ei ole seda praktikat, noh, mul olles siin olnud näiteks noh, 7 aastat juba on ju, ma olin enne ai aega, on ju. mis tähendab, et ma olen mingil hetkel ise pidanud, eks ole, mingeid asju välja mõtlema, läbi mõtlema, enda jaoks aru saama nendest ja nüüd ma suudan olukorras, kus ai näiteks ei ole kättesaadav, noh, siis vastavalt ise välja mõelda, eks. kui inimene aga teeb kõike ai abiga, no siis see oskus jääb natuke vajaka. Mhm. et kindlasti tasub alati tuleviku peale mõelda, et kuigi vanasti öeldi ka, eks ole, et meil tulevikus kalkulaator ei ole kunagi taskus, on ju, aga tuleb välja, et on ju, vaata, eks, et praeguse seisuga ma ütlen jah, et mõtle oma peaga ja kasuta ai-d üksteise enda abistamiseks, jah. Mhm. aga meie saate lõpetuseks vaatamegi seda tulevikku. Martin, kuidas sa näed juristi rolli muutumas tulevikus? Kas siis tehnoloogia võtab selle rutiinse osa üle või mitte? rutiinse osa selles mõttes, et selle igava osa sellest meie igapäevatööst, noh. Täpselt. noh, praegu ei tundu, et ja ega ma ei tahaks ka, et ma ei tahaks nii-öelda juristi asendada ai-ga, et mõnes mõttes see võib olla parem, mõnes mõttes see võib olla ka kiirem, aga kahtlen selles, et see asendab. Seal on ikka vaja seda inimlikku touch'i asja Mhm. juures, et siiralt usun, et see on meie ameti juures väga oluline. aga see tõstatab ka sellise küsimuse, et mida peaksid noored juristid tegema, et selles muutuvas keskkonnas üldse silma paista ja ellu jääda? Oma peaga mõtlema. ei, aga tõesti oma peaga mõtlema ja kaasa rääkima ja näitama üles seda reaalset huvi valdkonna vastu. vahet ei ole, mida sa valid, et huvitu sellest, et ei ole mõtet tulla ja teha poole jalaga neid asju, et advokaadi või juristi amet on noh, inglise keeles öeldes noh, päris ruthless lõppkokkuvõttes on ju, öötunnid võivad olla, tööpäevad võivad olla pikad, on ju, mis mõttega sa seda kõike teed, kui sa teed seda poole jalaga. kui sa juba tulid ja teed, siis tee seda Mhm. ja proovi olla parim selles, mida sa teed. Vist ei ole mõtet muidu teha seda asja. et kas siis initsiatiivsus nii-öelda määrab? Jaa, ei absoluutselt, see ongi lõpuks see, et kui sa istud siin, ma ei tea, kell 7 õhtul näiteks 8-9 on ju, teed mingit asja ja noh, motivatsiooni ei ole ja ka sa näitad oma juhendajale välja ka, et sa väga ei taha siin olla, on ju, siis ega on paratamatu, et sinust kujunebki selline arvamus, et noh, sa oled sihuke nagu, lihtsalt oled, Mhm. lihtsalt eksisteerid siin, on ju, et kuniks võib-olla kuskil mujal ei avane sinu jaoks nagu parem võimalus, eks, et noh, mitte et see kuidagi halb oleks, aga nagu enda kuidagi nagu enda hingeelu jaoks on ka võib-olla parem, et see koht, kus sa veedad lihtsalt nii palju tunde oma päevast, et see oleks koht, kuhu sa tahad tulla, kus sul on teemad, millega sul on huvitav tegeleda ja millesse sa reaalselt tahad panustada. aga suur tänu sulle, Martin, et vastasid meie küsimustele ja näeme järgmises saates.